No tervist! Ma räägin oma lugu, kaua ma siin käin. Räägi, jaa. Jaa. Mulle ka surma või elu või? Ikka elu. Ma siin vaarun tead elu ja surma vahel. Tulen ka istun ära mangiga au rääkida. Ma olen siin juba tema tuttav, ma olen siin juba ennem. Võib-olla ei mäleta enam, ega kõik ei jõua meeles pidada. Meil on siuke lugu, et me tegelikult teeme ühte intervjuud praegu. Oi, siis ma ei sega. Me teeme televiisori jaoks. Siis ma ei sega. Et võib-olla teine kord. Siis ma tulen teine kord. Jaa, väga õige. Mind ei ole jälle siin. Et Igor ikka käib siin. Ma võin oodata ka jääda, ma jään sinna poole, mul aega on. Ei, ärge külmetage. Ärge külmetage. No sind tuntakse ikka ära, jah, iga kord. Jah, hästi tuntakse. Ma käin 3. aasta siin. Nädalas umbes 3 korda. Avastasin 3 aastat tagasi veebruari lõpus, 28 veebruar. Istun siin päiksepaiste käes, oli nii kevade tunne, räästad tilkusid ja siis kui ütlesin, erili hea tunne oli ja siis ma mõtlesin, näed, et mul on ju uraan vähis, et ma peangi turul käima. Ja vähk on kodu, perekond, turg, toitlustus. Ja uraan on astroloogia. Ja siis hakkasin uurima, et milles see parvuli nimi Puksööven. Küsisin siinsete töötajate käest. Nemad räägivad, aga need omanikud elavad Parun Puksööveni mõisas. Neeruti mõis. Ja see kuulub Annale. Lauljale. Anna 12 mai sündinud, kes peabki laulma. Nii. Ja siis ma saatsin neile kirja ja tegin koopiad Balti Aadli raamatust Puksöövenitest. Ja siis need töötajad saatsid ära, viisid neile ära ja ma tulin järgmine kord siia, ütles, täna on teile kõik tasuta. Ja jäingi käima. Ja vaatan, et see töötab. Mul on uraan, vähis, vähk on ema. Ja ema põhiline ülesanne on toita ja hoolitseda. Ja turg on see koht, kus rahvas käib omale toitu ostmas. Rahva põhihuvi on, et turg on kaupa täis ja hästi odavalt. Riik, kes suudab seda tagada, on rahva seas populaarne tunnustatud riik. Ma mäletan nüüd niisugust pilti, et me ema ja Reet Savjaloviga käisime siin turul, sest Reet Savjalov elab Rahumäel. Sina vist mäletad, et ta oli su ema sõbranna. Leida parim sõbranna, jah. Ja tema vanem poeg oli Igor ja noorem oli Oleg. Oleg peaks elus veel olema. Tulime siia väravate juures, müüdi kutsikaid ja kassipoeg. Või pakuti või nii. Vanasti oli väga palju seda. Ja siis nüüd ma siis olen rääkinud vanemate olijatega sellest, oi, siin on jäneseid müüdud ja seda enam, et
ma mäletan, kui vanaisa turul müüs. Minu ema, isa Madi Saavermann keskturul Tallinna linnas müüs Vigala kolhoosi kaupa. Ja ta oligi muide kaupmees ka enne sõda Eesti Vabariigi ajal. Neil oli ju Jäädivers kauplus. Ja neid Vigala mäletatakse isegi. Noh, nüüd need inimesed on surnud, aga üks ütleme 10 aastat tagasi seal mäletati veel Madist ja Juuli oli, jah? Ja vanaema oli Juuli, jah. Madisel oli vend, natuke vanem vend Jüri, noorem vend oli Ants, tere, veel üks vend oli. Nooremad vennad, üks sõits Tšiilisse. Mäletan, et vanaema aeg-ajalt, kui sai vanaisa peale tigedaks, siis tuletas meelde, et kuidas sa võisid, saatsid vennale sinna Tšiilisse, saatsid 6000 ja jätsid meid ilma rahast. Aga Ants lasti maha, sest ta oli kommunist. Ja mis aastal? Sõja, siis kui Saksa okupatsioon oli siin. Ja nii. Meil oli suur perekond oli vanaisal ja mäletan, kui vanaisa rääkis, et talvel jooksis ka paljajalu väljas. Ja nüüd mõned kui soovitavad, mina ka soovitan talvel lumes paljajalu natuke aega. Kas või saunast, eks ju, et kui päris niisama ei lähe. Näiteks eilses LP-s Ardo Pajula räägib, et tema jaoks on see üks niisugune meditatsiooni eelne tegevus. Lumes käia paljajalu. Ja nii et on tendents on. Nii et näed, minul on õigus, kui ma, eks ole, seal Paide Sarnusfestivalil hüüdsin eestlased tagasi Vargamäele puhta loodusliku elulaadi juurde. Niisugused tendentsid on, et kõik peab olema öko, siis oli ju kõik öko, ei olnud seda probleemi, et midagi ei ole öko. See ole loomuliku elulaadi juurde. Siin muide päris tihti läheb vestluseks sel teemal. Ja kui ma siin istun, jah, inimesed tuleb, ma on tuttavad, võõrad ja kas te annate siin konsultatsiooni? No jaa, kui vaja, siis küll, jah. No aga ongi hea koht, inimesed käivad, eks siis vanasti oligi ju turul. Keskajal ka inimesed nii-öelda leidsid. Jah, turul olid isegi näitemängud, korraldati klounid ja siin saad suhelda. Ja mis veel, ma tunnen, et siin ma sõbrustan õhu ja metsaga. See väike Männi metsatukk, ta on päris mets, ta on väike, aga ta on päris, sest ta on looduslikul teel. Kadriorus, kus ma elan, see park, no ta on inimtekkeline. Ja teda kogu aeg nülitakse. Ta ei ole rahul, mõned nutavad. Aga siin ma käin selle väikse tee ära, tulen Rahumäel maha rongist ja hakkan jala tulema mööda seda kitsarööpalist raudteed. Vahel lähen metsa sisse ja tulen. Siis sa pööd üles alla ja siis turu tagumisest väravast saan sisse. Raamatupood on hästi vana.
see oli tõesti vist 80-ndatel ka see raamatupood. Jaa, see on hästi vana pood. Me oleme korra sisse. Tere. Mis aastas see pood on? See oli ju nõukogude ajal oli ka selles ruumis oli. Lausa 30-ndatel. Tublid, et järjepidevust hoiate. Jaa. Mulle see meeldib käia. Kas minu moodi mees seal ennustusraamatus oli ikka olemas teil siin? Vaat kui tore laulas. Lähme vaatame, mis raamat see on. See on tore, et veel on. Näed. Ilusti näha kohe. Ongi. Täitsa minu moodi. Ja ei tea, mida ta siis ka ennustab. Nii. Miks teil päris maapilt see aasta ei tulnud sinna peale? Vaata, tihti on sul ikka päris loomad, et on tiigripilt ja pühvlipilt, aga seekord on joonistatud. Et... No, joonistama peab ka. Näed, kolleeg Pauksoni omad on siin ja Edal tuleb varsti sünnipäev 10. Ja peab õnnitlema. Mina mäletan, kas ma ei tea, kas Eda elab veel Järvel, aga kunagi me käisime Järvel meil külas. Ja ta elab Järvel, jah. Nii. Viimati ma käisin möödunud aastal. Nii. Teil saab sooja natuke. Täna on päris krõbe. Ja Eda ikka. Eda ikka. Lähme siis üle. Näed, uus maja paistab. Ja seda siis ei olnud, kui ma sind lasteaeda tõin siia. Jaa. Aga tuletõrje on ka vist üks vanemaid maju. See on vana. Kunagi, kui see Nõmme ju omamoodi linn oli siin. Niisugused põhiasjad see ju rajati. Nõmme sai ju linna staatuse, kas mitte isegi enne sõda juba. Jah, ta oli eraldi. Miskipärast minul on meeles kuidagi, kas ta mitte suvituslinn lausa. Jaa, oli suvituslinn. No näed, kohvik Miia paistab. Ma käin siit head sepikut ostmas. Auto sulle ka nüüd. Siin on kuidagi parem. Turul polegi head sepikut. Tere! Hei, ma see. Tervist! 2 sepikut, palun. 2 sepikut. 2 sepikut. Film, kuidas teedeminister Terras avab peateed Tallinnast Nõmmele, et rahval oleks hea kuurorti sõita. Kas see peatee oli siis Pärnu maantee? Või see vana Pärnu maantee siin samas Nõmmet? Ei, see oli see. Vabaduse puiest. Jah. See oli tee, mis nüüd siit raudtee äärest läheb. Jah. Muide, kui sina väike oli, siis see huvitav maja oli postkontor. See kivist? Jah, see nagu lost. Postkontor. Aga see legendaarne Sõõriku kohvil, mis siin nurga taga on, kas see oli nõukogude ajal ka või? Nõukogude ajal lõpp? Seda ma ei mäleta, aga kuule, oli küll, jah. Oli küll. Mina siin ei käi, ma Sõõriku sööja ei ole.
mulle meeldib see restoran Elsa. Niisugune jah, raudteejaamas. Ma siin mõned korrad on. Ja kui tihti sa Kadriorust Nõmmele tuled? Ja tuled rongiga, jah? Rongiga või bussiga. Nagu ma olen Rahumäel maha. Alati. Ma olen ka Järvelt alustanud käimist, aga see on erand. Ja siis tagasi lähen ka jalgsi Nõmmelt Rahumäele ja istun sealt rongi. Mul olid vanad rongid veel siis rohkem. Sa mäletad neid? Mäletan. Ja siin ma mäletan seal kingapoodi, mis on jätkuvalt kingapood. Kas sa seal? Ja, see on väga õigus. Nii et Nõmme on, ütleme, väga traditsiooniliselt hoiavad kohti. Et kohvikud on seal, kus on kohvikud olnud ja raamatupoed on seal, kus enamus nõmmekaid on konservatiivid ja valivad EKRE-t. Sa oled nii palju siin vestelnud inimestega, et tead juba, jah? Kui viimane kord oli parlamendi valimised, siis Paet küsis, et kuidas ma siia sattusin. Mõtlesin, et see on minu liikumise territoorium. Ma väga tihti liigun, ja siis ta lubas organiseerida mulle selline staatus, et ma saan Nõmme linnaosa aukodanikud. Nii. Ja aga ta on ära kadub nüüd sellest on nüüd aastaid juba, et peaks nagu meelde tuletama. Ja, küll ma tuletan talle meelde. Nii. Rahvasaadik ei tohiks nii ainult lubada. Ta peab ka oma lubadusi täitma. Nüüd olemegi Mai tänav. Vaata. Maria. Mai tänav ongi. No võt. Jah. Need me ei ole peaaegu kohal, kas seal lasteaed veel on? Aga kas siin Juuksur oli? On need sul tuttavad kohad? Võt seda maha. No ta on ikka ammu, aga mis aastast seda ma ei oska öelda. Talvel, kui ma ootan siin rongi ja pikem vahe, siis ma tulen siia sooja. Juuksurisse? Juuksurisse, istun, et teised mõtlevad kõik, et ma tulin järjekorda. Ja siis, kui minu järjekord tuleb, siis palun see, kes minu taga on, palun, et minge minust ette, et ma veel mõtlen, kas ma jätan habeme alles või ei jäta. Kiusatus tekib, et kui juba oled siin. Et ma veel mõtlen, et kas ma lasen habeme maha. Siis vaata, nüüd paari minut pärast rong on tulemas, siis lähen soojast välja. Siin lähedal on Õie tänav, kus elas minu hea sõber Anti Kidron. Antil on väga eriline tähendus minu elus. Ma olen nagu võlglane talle kohe. Sest tänu temale ma võib-olla olengi astroloog. Ja tema andis mulle Veera Savendi aadressi. Veera Karlovna me kutsusime, kes enne seda kuulus Eesti astroloogide seltsi ja kes jättis mulle oma kirjanduse.
Kas ta oli nõmmekas? Anti, ei, Veera Karolus Pärling, õige nimi oli. Aga 30 aastatel Eestistati. Ta isa oligi sakslane. Nii, siis ja see oli 5. detsembril 71. aastal, kui ma taga tutvusin. Antiga töötasime Kreutzwaldi raamatukogus ja ta nägi, et ma otsin astroloogia kirjandust ja siis andis mulle selle aadressi, et tal olid sidemed. Siis ta veel õppis Tartu ülikoolis ajakirjandust ja vist ka eesti kirjandust, võis õpetajana töötada. No näed, ma ei oska nüüd öelda, kus siin see lasteaed on. Mina vist isegi tunnen ära, kui me seal lähedal oleksime, sest vaata, siin ei ole uusi maju, järelikult ei ole midagi maha võetud. Kuule, näe, maipõik. Midagi sellega. See tuleb mul meelde, maipõik. Kas ta ei olnudki mitte maipõik? Lähme piilume, seal on üks maja. Lähme vaatame, jah. Ma mäletan jah, et tihti oli ikkagi nii, et sa rattaga viisid. Minu jaoks seal ratta peal istumine oli päris raske kohati. Sellepärast, et ma pidin jalgu hoidma, et mul ei jääks sinna metallpulkal, aga ma mäletan, ma sain väikse sadula sinna. Just. Ja siis pidi olema hea sõita. Jaa, aga kuidagi hommikul oli uni ja siis ma tahtsin kogu aeg ära kukkuda, sellepärast magama ja... Aga siiski oli põnev. Jala oleks olnud väga-väga raske. No jala pikk ja siis oleks bussiga tulema. Jah, just. Nii. Väite, kas siin ei ole mitte ka haigla? Igal juhul on ta nagu vana hoone, see võib olla see lasteaed, aga see ei pruugi. See on uus hoone. No ei pruugi olla väga uus, aga ta on ikka uuemaegne. Jaa. No ükski teine maja nagu tuttav praegu ei siia ei saagi sisse. Ei lasta. Ma mõtlen korra, kas siin taga. No need on ikka tunduvad kõik individuaalmajad, elumajad. Mis sinu jaoks on erinevus Nõmme ja Kadrioru vahel? Mõlemas kohas oled elanud. No kõigepealt kliima suhtes juba, et Kadriorg on merelise õhuga. Niiske, natuke nagu soolane. Aga Nõmme on kontinentaalne, on maismaapõhuga. Männi metsa õhk istub minule kõige paremini. Ja omal ajal, kui maal elasin, siis meeldis käia Okas metsas. Okas metsa õhk on kõige parem. Ja muidugi Kadriorg on täis turiste, eriti suvel. Nii, on ära tallatud. Väga palju inimesi käib. Siia otseselt turistid, mõni üksik käib siin ja elavad püsielanikud. Ja ma usun, et siin kindlasti enamuses on suvel sündinud inimesed. Vähk, lõvi ja neitsid. Tere! Sest nemad on kõige perekondlikumad ja nad on konservatiivsed. Vähk liigub
näed, nii pikad juhtmed. jah. Aga mul päev ei lähe niiviisi mööda, et keegi ei oleks hõiganud või tervitanud. Ahah. No kui sa Eestist ära käid, kas siis on nii, et ei tunta ära? Aga siis vist tullakse niisama küsima, et... Ei no, välismaal on täiesti juhuslik, kui on. No ma käin Riias, me tulime nädal tagasi Riiast, seega. Siis seal raamatukauplustes muidugi tuntakse. Ma nii palju seal käin. Sa käisid Riias, mis sa tegid seal? Mul oli vaja raamatu efemeriide. Mul on need kapsaks juba vaadatud. Ja nii, oota, vaatame siin risti peal. Minul on tunne, et lähme natuke edasi. Neel, jah. Et äkki see lasteaed võis... Ei, me ikka olime õige koha peal vist. Ega siin muid paiku ei ole. No seal on teine tänav ja seda ma ei mäletanud, mis ta oli. Metsatänav. Mäletan, siin ei ole seda nägu maja, et võiks olla lasteaed. Jah, ma arvan, et ta oligi enam-vähem seal, kus me käisime, aga vist uus maja on peale. See põik. Mulle nagu tundub. Ja, võib. Sest ta oli eemal, ta ei olnud päris. Ja sellega mulle tuleb meelde see põik, et Mai põik. Mai tänava, sest ta oli nii. Ja Riias käisid ostsid efemeriide. Mis need efemeriidid on? Need on planeetide liikumistabelid, mis on arvutatud Londoni keskööle või keskpäevale. Greenwichi kesköö. Ja mina ju arvutit ei kasuta. Ma teen kõik käsitsi. Joonistan nagu märgid välja ja... Meditatiivne. Jah, tere. Ilus koer. Setter. Aga mind on näiteks hästi palju huvitanud see, et vaata linnadel on ju ka astroloogia. Tehakse nagu linna sünnikaart. Et oled sa Tallinna neid linnajagusid ka selle pilguga vahest? Linnajagusid? Jah, et ütleme, mis on Nõmme, mis mõju? Ja kindlasti on. No, mina vaatan seda ka teistmoodi. Et eks ole, et Nõmme linna osa või üldse ka Pääskülas on individuaalmajad. Individuaalelamutes elatakse. Aga see on ju vähjamärgiga seotud. Järelikult siin elavad kõige rohkem vähid, lõvid, neitsid, sest need lõvid, neitsid, nendel on planeedid vähis ka. Mul üks sõber Pääskülas Harald, kes kirjutas raamatu Königsbergist. Kaliningradis ta teenis sõjaväes. Aga ta otsis seal preisi vaimu. Nii ja siiamaani otsib. Ja temal on oma majad, on vähk. Ja näed, vähk liigub tagurpidi. Ta, eks ole, seal Kaliningradis, ta huvitab, mis on veel alles Königsbergist. Ta läheb minevikku. Vähk läheb minevikku. Vähk elab kivi all ju. See ole. Seega selle linna osal on vähimõjud ja mulle ta istub. Just ma, Sa rääkisidki ennem, et mis sul on? Mul on uraanvähis ja veenusvähis, 2 planeeti. Eks ole, kaksikutes on Päike, Merkur, Marss. Ülekaas kõige rohkem on ikka kaksikutes. Aga see, ja nagu sa tead, mind huvitab ajalugu. Ja vähid on suured ajaloolased, Einar Laigna, Eestimaa üks paremaid keskaja tundjaid. Ja Tunne Kelam on ka muide ajaloolane, need on vähk. Eks ole,
nii, mis seal, mul ei tule meelde see, kes Tartust on kirjutanud lugusi huvitavalt, kellel taheti anda Tartu linna aukodanik, aga ikkagi ei antud sellepärast, et oli kõva kommunist, oli ajalooõpetaja, kiitis Nõukogude korda. Aadu Must. Ei, Aadu Must. Aga tema ka ajaloolane. On ka, no näed, aga ma muide ei tea, mis märk ta on, jah. Ei, see on teine. Televiisorist on palju rääkinud ajaloo teemadel ja ta oli päris hea planeedi. Aga nüüd, kui sa võrdled Kadriorgu ja Nõmmet näiteks, et kui Nõmme sa räägid, et ka vähiga seotud siin on kõvad vähimõjud, jah, ja vähk on konservatiiv. Siit saadakse konservatiive, kes on Nääraviila. No me oleme igatahes sellest lasteaiast väljapool mööda tulnud. Ja, niimoodi.